Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame natukene ka regulaaravaldist. Regulaaravaldis on siis selline nagu mustrikirjeldus, et saame mingi konkreetse sõnal öelda, kas see vastab sellele kirjeldusele või ei vasta. Et see on kasutusel nii Pythonis kui ka mujal, et võib-olla natukene erinevus on, et näiteks kui me regulaaravaldist kasutame Õssis või Pythonis, siis need on natukene erinevad. Ja vaatamegi Õssis ühte näidet EKI leheküljelt eki.ee/dict nagu dictionary /QS ja otsime näiteks sellist sõna, et me tahame teada, kas kandidaat kirjutatakse nõrga või tugevat teega. Kandi ja siis saame selle küsimärgi panna selle tähe asemele, mida me ei tea. Natuke suuremaks. Näiteks selliselt. Ja otsime. Ja selliselt me saame teada, et see on kandidaat nõrga teega ja siis otsitaksegi sellist sõna, kus kõik ülejäänud vastab sellele tingimusele, aga küsimärgi asemel on siis mingi teine täht. Aga kui me tahaksime nüüd näiteks leida riimi sellele, siis on olemas ka selline asi nagu tärn. Tärn tähendab siis suvalisi sümboleid, ükskõik kui palju siin Õssis. Näiteks paneme otsi, siis me näeme, et antakse kõik sellised sõnad, mis lõpevad siis AT-ga. Näiteks kui te tahate kunagi leida kandidaadiga riimuvat sõna, siis saate selliselt adressaadiga seda riimuda või advokaadiga. Ja neid saab ka kombineerida, et võite panna siia küsimärke ja tärne ja ise ka siis harjutada. Nüüd vaatame siis neid regulaaravaldisi siin Pythonis ka. Et olen siia siis kogunud kokku 2 võimalust. Nimetatakse siis neid inglise keeles regular expressioniteks. Ja siin siis on 2 võimalust, et üks on re.match, mis kontrollib, kas sõna algab selliselt, nagu me määrame. Ja re.search siis kontrollib terves sõnes. Et näiteks kui te tahate kuskil lauses mingit sõna otsida, saate seda re.searchi kasutada, aga kui tahate, et esimene sõna vastaks ainult tingimusele, siis näiteks re.matchi. Tegelikult on re.searchis võimalik otsida ka esimesest sõnast, aga siis peate oskama seda õigesti kasutada. Ja selleks, et see otsing paremini õnnestuks, on siis võimalik Pythonis märkida punktiga ühte suvalist sümbolit, küsimärgiga 0 või 1 kord sellele eelnevat sümbolit. Näiteks kui me paneme A küsimärk, siis kas A on seal või ei ole. Tärn suvaline arv kordi eelnevat sümbolit. See oli nii nagu ka Õssis. Lisaks on võimalik n korda eelnevat sümbolit või regulaaravaldist otsida selliselt ja sümbolite hulga märkimist, vahemikku märkida, rühmitada, sõna algusest otsida. Näiteks kui me tahame search funktsiooni kasutada selliselt nagu match ja sõna lõpust otsida. Teeme siin sissejuhatavalt mõned näited ka, et rohkem saate nendest lugeda siis õppematerjalist. Selleks, et regulaaravaldist kasutada, tuleb kõigepealt regulaaravaldis importida, import re. Ja seejärel küsime siis kasutajalt sõna, sisesta sõna ja paneme siis selleks sõna võrdub. Ja nüüd hakkame kontrollima. Ja kuidas siis kontrollimine käib? If re.match, tõote meelde, et match siis kontrollib vastavussõna alguses. Ja esimesena pannakse siis regulaaravaldis siia, näiteks a.i ja teisena siis see sõna. Ja siis see sõna, millega me seda vastavust mustrile siis otsime. Ja paneme siis print vastab. Ja else'ina paneme print ei vasta. Nii vaatame, kas näiteks, kui me paneme siia sõna, märk valel pool jutumärk. Nii vaatame, kui me paneme näiteks siia sõna abi. Mis te arvate, kas see vastab sellisele regulaaravaldisele a.i? Nii punkt siis tähendab üks suvaline sümbol. Võiks ju vastata. Abi. Proovime uuesti. Aga näiteks appi.
ei vasta, et siin on rohkem kui üks sümbol. Mis te arvate, kas näiteks nabi sobiks? Ei vasta, sest et ta peab ikkagi sõna algusest vaatama seda. Aga proovime siis seda, kui me paneme siia reepunkt. Search. Ja proovime nüüd nabi. Ja nüüd vastab, see search ei otsi sõna algusest, vaid kuskilt suvalisest kohast selle sõne keskelt. Nii ma panen tagasi siia match. No teeme siis mõned harjutused ka. Paneme siia sellise asja nagu punkt, A, küsimärk ja T. Nii, ennustage, kas OT vastab? Vastab, sest et üks sümbol A peab olema või ei ole. Siin ei ole ja T. Nii, mis te arvate, kas selline sõna vastab? Vastab, üks sümbol, siis A ja T. Nii, kas selline asi vastab, kui siia panna üks number? Ikka vastab, et see võib olla nii number kui täht. Et sõnes neid vaadatakse kõiki ju tähtedena. Nii, paneme siia matt. Kas see matt vastab või ei vasta? No ilmselt mingi sümbol on, mingi A on, T on. Vastab, sest et me ei ole määranud, mis edasi saab. Match kontrollib ainult siis selle sõne algust. Noh, proovime, mis siis saab, kui me paneme siis sellise asja. Punkt A, küsimärk T. Võiks ju olla täpselt see sama. Ei vasta. Ja miks ta siis ei vasta? Et meil on siin üks sümbol on küll, A on küll, aga see siis see A küsimärk näitab seda, et peaks olema üks sümbol, A või mitte ja siis T. Aga meil tuleb pärast seda A-d siis küsimärk, mis ei ole T. Nii et selles mõttes tuleb nagu aru saada, mida see regulaaravaldis otsib. Ja selliselt saate ka määrata näiteks autonumbri puhul, et kui on teil vaja 3 numbrit, saate numbrid ka määrata, 3 tähte, saate ka neid määrata, et saate kontrollida, kas tegemist on siis autonumbriga või ei ole. Selline sissejuhatus siis ka regulaaravaldisse.